Nüüd siis 3. osa, naissugu ja kokkuvõte. Mehed, naised ja sõjamängud. Nii nagu on tõsi see, et paljudele meestele meeldib pealt vaadata omavahel võitlevaid naisi, on tõsi ka see, et paljudel naistel ei ole midagi selle vastu, et vaadata pealt, kuidas mehed verd valavad. Kuid ka siin, nagu mitmete muudegi valdkondade puhul, jääb mulje, et naistel on jalad kindlam maas kui meestel. Meestel piisata ka maleruudustiku paiknevatest nuppudest või virtuaalsetest tegelastest, kes ekraani täidendisse pihta tulistavad, naised aga eelistab päris asja. Kui alustada alguses võis ikka seda, kuidas Taavet tappis Tammaurus iisraeliitide ja vilistrite silme all koljati pealt vaadata naised, kes ei pruukinud nii olla. Hiljem küll tähistasid nad tema võitu lauldes. Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Vana testament ütleb meile, et selle peale Sauli viha süttis põlema jutumärkides võimsate võitluste. Mõttetute võitluste puhul oli olukord hoopis teine. Selliste puhkudel naised enamasti kohal ning neid ohti ähvardanud. Neid sai oodata, et nad oma poole mehi innustaksid ja abistaksid, oleksid pealtvaatajateks, tooksid juua süüa, seoksid viga saanute haavu ja nii edasi. Võib üksnes oletada, et naiste osaluseta poleks sellised võitlused pooltki nii populaarsed olnud, et see lõplikuks väljaselgitamiseks on juba liiga hilja. Menealuse ja Hektori 2 võitluse auhinnaks oli Helena, nagu näitab lugu Sempronisuse naisest, kes käis ilma abikaasa loata vaatemänge vaatamas, armastasid Rooma naise gladiaatorite mängi sama palju kui mehed. Linnahurle ja armuasjade ekspert Ovidius, kes oli Augustuse kaasaegne, on öelnud, et amfiteater oli hea koht, kus tütarlastel silma heita. Jutumärgid algavad nagu mesilased, kes jõudes orgudesse ja vastavalt tõhnavate laasadele lendlevad õite poole ja viivalevad tüümeni kohal. Nii tõttavad kõige nooblimad naised rahvarohketele mängudele 3 punkti. Nad tulevad, et neid nähtaks selles kasimusele saatuslikuks saavas paigas. Jutumärgid lõpevad. Neid oli mängude pealtvaatajate hulgas niivõrd palju, et see pani meeste pea ringi käima. Meestele on siis naisel lähendatud aidata neil istumispatte kohata või nende isõõratavate jalakeste alla jalapinka asetada. Meieni on jõudnud kirjeldused, kuidas Claudiuse 4. abikaasa Agrippina neid veriseid etendusi vaatamas käis. Selle sündluse puhul olid riietutud imekaunisse kuldsete lõngadega šlamesse, kergesse sõjaväelisesse mantlilaadesse riidesemesse. Selle kinnitamiseks kasutati prossi või naela ning seda kandsid tavaliselt aktiivse eluviisiga meesterahvad. Arvukad skulptuurid näitavad, et see oli sageli ümber keha heidetud nii, et ei varjanud peaaegu midagi. Kõnealusel juhul on muidugi väga raske oletada, mil poel Agrippina seda täpselt kandis. Keisrinna loož asus täpselt keisri oma vastas. Selles paiknenud areeni parimad istukohad ehk niinimetatud summum maenaiamnum in ligneis. Mainisuse esmaklassiline puidust rõdu, mida kutsuti selle leiutaja nime järgi, ilmselt ladini keeles. Oli mõeldud ka teistele kõrgklassi naistele. See oli paigutatud nii, et päikesepost ei pääseks istujale veatud jumet rikkuma. Veelo ja grupi privileegitud naissoost pealtvaatajad moodustasid Vesta neitsid ehk kodu ja perekonna kaitsnud jumalanna Vesta preestritarid, kes olid andnud taastuse vältida 30 aasta jooksul oma elust seksuaalselt vahekorda. Istekohad asusid areeni ääres. 4. sajandi luuletaja Prudentius ütleb nende kohta järgmist. Oh, mis armas ja leebe hing tüppub püsti iga löögi peale. Iga kord, kui võidukas gladiaator mõõga vastase kõrge lööb, kutsuta tema oma armsamaiks ning oma pöialt allapoole pöörates annab see munitsioon korralduse, et maas lamava gladiaatori hind lõhki kistaks nii, et ükski tema hingest varjatuks jääks, kui tema kohal kõrguv ja raske linkeldav sekuutort on mõõga kerge lööb raskelt. Tertullianus ütleb ühes oma kuulsalt lõigus, mida ma ka eelnevalt olen tsiteerinud, et me pühendasid gladiaatoritele oma hinge ja naised nii oma hinge kui keha. Tema sõnade kinnituseks on olemas piisavat tõetusmaterjali.
kuigi gladiaatoreid suuremad sotsiaalsed eedikud takistanud see neil saamast naiste tähelepanu objektist, samamoodi nagu seda on tänapäeval näitlejaid, jalgpallurid ja poksijad. Pompei varemates leitud ilukõnelised kirjad ei jäta ruumi kahtluseks. Ühes neist seisab Xerxes, tütarlast isand, ja teises Geladios, draakialane, kes tüdrukut sõda kiiremini põksu. Oma atraktiivsusest teadlikud gladiaatorid võtsid endale mõnikord ka erootilise laenguga nimesid. Teise sajandi tegutsenud grammatik Festus on öelnud, vast abiellunud naisterahvastel oli tavaks lasta oma juuksed lahku kammida odavatsa abil, mis pidi soovitatavalt olema kastetatud, jutumärkised salistatud ja tapetud gladiaatori lõppeja perre. Seost areeni ja seksuaalsuse vahel kajastab ka Lõuna-Itaalias Beneventumist pärit reljeef, mis kujutab võitlemas rasket relvastatud gladiaatorit, kellel on hiiglaslik peenis. Üks mõneti mõistatuslik metallase, mis on tänapäeval hoiul Napoli arheoloogiamuuseumis, kujutab väikest meesgladiaatorit. Tal on hiiglaslik suguelu, mille pea on vormitud nii, et see näeb välja nagu vihased tugevate lõualuudega koera pea. Koera pea on pööratud gladiaatori suunas ning ähvardab teda hammustada. Gladiaator on sama ajal tõstnud oda, et ta nüüd koera pea maha lüües kastreerida. Selle kummalise seadel teise küljes ripub ka 4 väikest kellukest. Eseme täpne otstärve pole teada. Hoolimata sellest ei kuidagi jääda märkamatuks side gladiaatorite ja jumala Priapose vahel. Üks nüüdisaegne asjatundja usub, põhjus, miks kõrgklassi naised amfiteatrisse areenis tunduvad kõrgemale istuma sajati. Kolosseumitunnil oma istekohale jõudmiseks ronida üles vähemalt 220 astmest. Oli soov takistada neil võitlejatel liiga ligidale pääsemast. Ühe niisuguse kõrgest seisust naisterahva ehteid on leitud näiteks Pompeis asuvast gladiaatorite koolist, kus teda tõenäoliselt tabas üllatusena Vesuvi purse. See annab alust spekulatsioonideks, et ta seal viibimise põhjust osas, kas võib olla, et ta käis salajase kohtingul. Rooma ajaloos on nüüd vähemalt 2 keisrinit, kes on olnud gladiaatoritega ka lähemalt seotud. Kes neist oli Messalina, keiser Claudiuse 3. abikaasa. Heidetavalt oli sellel omal odeva seksuaalkäitumise poolest kuulsal naisterahval ühes bordellis eraldi ruum, kus ta käis meeste meelt lahutamas. Nende hulgas oli ka üks Sabiniuse nimeline gladiaator. Cassius Dio väidab, et too jäi ühes võitluses oma vastasele alla ning Claudiuse pealt toetajad soovisid ta surma. Selle peale olevat aga sekkunud Messanina, kes pidas Sabinuse eest liigutavu kõne päästes sel moel teele saates, nõnda hiljem ka oma teo vilju näitida. Teiseks sarnaseks valitsejannaks oli Faustina, keiser Antonius Piuse tütar ja ta järelkäija Marcus Aureliuse abikaasa. Olevat arvunud ühte gladiaatorisse, keda nägi rongkäigus marssimas. Saamata temaga koos olla, ent ometi temast lummatuna tunnistas Faustina tunde gladiaatori vastu üles oma abikaasa. Keiser pidas nõus selgeltnägijatega, kes soovitasid tal kõnealuse gladiaatori tappulast ning Faustina tulla veres 10 ning seejärel oma abikaasaga ühte heita. See töötas ning armuvõluvõid sai murtud. Kurjad keeledega kõnelisid kogu loo tulemist sündis Kommodos, kes ise hiljem gladiaatorina üles astus või vähemalt teeskis seda tegevat. Aegade algusest peale on olnud üks moodus, mille abil sai alamklass võimukandjatele kätte maksta. Viimaste naiste kohta inimpõsisu kuulujuttude levitamine. Tänapäeval 1500 aastat pärast Rooma langust on raske kindlaks teha, kas sellistel juttudel oli ka tõe põhjal. Kindel näib aga olevat see, et niisugune nähtus oli piisavalt levinud, et äratada toonaste kirjanike tähelepanu, kui mitte öelda kadestust. Nood vaevasid oma kirjutistes pead selle üle või vähemalt teesklesid end seda tegevat, mis õigupoolest peavad naised, sealhulgas kõrgklassi naised, areenikangelaste ümber tiirlema, nagu kärbsed meepüti ümber. Juvenalis ütleb selle kohta järgmist.
mis meie noorus, mis armu köitnud on neppijad nõnda, süüdates armu taas. Miks? Seda näeb nii, et valmis on pilt käiks kui gladiaatorina jutumärkidest ta. Sergiolust kõrig jälle seal juba kaabitub puhtaks, käest omale jäänud, kes silma ning ülepea kole näost, mis hirmus. Eks see, tal on kiivrist saadud, kesknina sõrmeid laiutab üüretu poise, pannud oma läge haiguste silmist toorema rähma ainult kord oli gladiaator, mis tast hükantose teeb ju kaunima. Ei mehe tõttu tea äppi ja nüüd isamast tõest, ei abi kaasa kõhul, vaid raudmik talle on armas. Sergius, kelle käes ren tema jaoks, kui suurt suhu mees näib. Jep. Me ei tea, kes see Eppi oli, ent jääb mulje, et tegu pidi olema mõne kõrgemast seisust naisterahvaga, sest muidu poleks luuletaja temast kirjutamiseks vaeva näinud. Juhin siinkorral lugejate tähelepanu sellele, et luuletus point seisneb just selle viimastes ridades, sest latini keeles kasutati sõna jutumärkides mõõk, gladius, slängis ka peenise kohta. Oleme eelnevalt juba näinud, näised paljude kohtumõistmise otstarve peetud kahe võitlustega. Enamasti vaid sellised juhtumid seatud naiste väideti, neid on seksuaalselt rünnatud. Kohta neil aga ei olnud tuua konkreetseid tõendeid. Kui arvestada, kogu rüüteli kultuur keeras eelkõige sõja naiste ümber võib võtta aimata, et naistel oli oluline roll ka turniiride puhul. Esimesed rüütelturniirid ei toimunud selleks ette nähtud õuedes, vaid lihtsalt mõnes välja valitud looduslikus paigas ning vahel võis nende tegevustik üle kanduda ka lähedal asuvatesse küladesse. Asja selline korraldus on eriti pealtvaataja sõbralik. Ükskõik kas publikuks on mehed või naised. Esimene teade turniiridel viibinud naisterahvaste kohta võib pärineda Geoffreylt Monmouthist. See 12. sajandi esimesel pool tegutseb kirjalik ja räägib, et kuningas Artur olevat tahtnud Walesis asuva Caerleoni külje all pidustused korraldada. Need algasid sööminguga, mille järgis turniir, mida jutumärkis Braued ja Breillik kindluse müüridelt pealt vaatasid jutumärgid lõppevad. Anonüümse autori kirjutatud saksakeelne Kaiserchronik, keisrlik kroonika, mis valmis umbes 1950. aastal, kirjeldab midagi sarnast. Jutumärgid algavad ühel päeval tahtis kuningas Tarquinius pidu pidada. Roomlased korraldasid sel puhul suure turniiri. Uudis selle kohta jõudis Vitebro linna. Seepeale kogunesid kõik daamid kindluse müüridele asja pealt vaatama. Kui roomlased daame märkasid, andsid nad parima, et ratsutada võimalikult hästi, et daamid saaksid öelda, kui suurepärast võitlejad nad on, jutumärgid lõppevad. Mõlema kirjeldatud loo puhul on ilmselgelt tegu legendiga. Ent samamoodi on selge ka see, et neid ei oleks saanud ajaloolise tõe pähe esitada, kui daamide turniiride viibimine poleks olnud tavaline. Veel tõendeid naiste osas kohta annab meile taas anonüümse autori kirjutatud saksakeelne luuletus Morris von Kraun, mille vanim säilinud eksemplar pärineb umbes 1500. aastast. Kraun. Paistab nii, et see tugineb ühele palju varasemale loole, mis pandi kirja ligi 2,5 sajandit varem. Luuletuses kirjeldatavad sündmused leidsid väidetavalt aset 1170. aastatel. Imeklaunis Graflinnade Piomö oli saanud juba mitu tõendit selle kohta, kuidas ta armastatu luuletuse nimikangelane teda ikka armastab. Nüüd palus ta viimast, et see korraldaks Toulouse'i lähedusturniiri, põhjendas oma soovi sellega, et ta ei ole ükski sellist varem pealt näinud. Morris jäi tubli rüütlina, nagu ta seda oli, muidugi nõusse ning kuulutas ettevalmistuse tegemiseks hulgalist raha ja aega. Siinkohal ei ole vaja detailidest laskuda mõistmaks, et niipea kui kõneline võistlusele kuulutanud daamide elu lohtu hakkas ühe suurem osa neist asja vastu huvi tundma ja selliseid üritusi isegi rahastama. Aga nüüd ma lõpetan, sest jah, jäädagi Januski. Tšau!